Sakariase naisel Elisabetil oli sugulane, kes elas Naatsaretis. Tema nimi oli Maaria. Sa oled õnnelik naine, Maaria, et oled Joosepiga kihlatud. Temast saab väga hea abikaasa. Ma tean. Oh, noorus. Rõõmusta sa armu leidma. Issand on sinuga. Oled õnnistatud üle kõikide naiste. Ära karda, Maaria. Sa oled armu leidnud Jumala silmis. Vaata, sa jääd lapse ootele ning tood ilmale poja, kelle nimeks saab Jeesus, kes on kõige kõrgema poeg. Issand Jumal annab tema kätte kuningas Taaveti trooni ning tema saab Jaakobi koja igaveseks kuningaks ning tema kuningriigil ei ole lõppu. Kuid kuidas see võimalik olla? Ma olen neitsi. Püha vaim tuleb sinu üle ning kõige kõrgem varjab sind. Sel põhjusel on see, kes sinust sünnib, püha ning teda hüütakse Jumala pojaks. Ka su sugulane Elisabet on lapse ooted oma vanas eas, sest Jumalal ei ole miski võimatu. Ma alandun Issanda ette ning olen ta ümmardaja. Mingu täide kõik see, mida sa oled mulle rääkinud. Kas mu silmad petsid mind? Kas see oli ilmsi või lihtsalt uni? Maaria ja Joosep abiellusid ning Joosep viis Maaria oma koju. Sa oled murelik, Joosep. Ma lihtsalt mõtlen selle iidse profeteeringu peale. Vanade profetite ettekuulutuse kohaselt peab kuningate kuningas sündima Petlemas, mitte Naatsaretis. Selleks, et mind praeguses olukorras Petlema saada, peaksid mind küll seljast tassima. Aga kes siis mind tassib? Ma kuulutan teile keiser Augustuse käsku. Kõik Rooma kodanikud on kohustatud minema oma esiisade maale ning laskma end rahvaloendajail üle lugeda. See käsk tekitas miljonitele inimestele probleeme, kuid see oli välja antud seadusena keiser Augustuse poolt. Nad kõndisid ja kõndisid ja kõndisid. Me vajame ühte tuba, palun. Teie ja kõik teised ka. Ma ei suuda seda uskuda, et see nii läheb. Oh, Joosep, anna andeks, et ma olen sind alt vedanud. Oh, sa ei ole mind alt vedanud, Joosep. Ma ei oleks osanud tahta omale armastavamat ja hoolivamat abikaasat. Aga tall, Maaria, miks me peaksime kahtlema Jumala tarkuses, kui see on tema tahe, et tema poeg siin sünnib? See koht kõlbab väga hästi.
mida ma teha saan? Lõpeta muretsemine. Tule vaata, Joosep, kus? Siin, sõimes. Vaata teda, Maarja. Ta on nii ilus. Mis te arvate, mis see on? Ma ei tea. Ma ei ole kunagi midagi sellist näinud. Mis see on? Ma ei tea. Ärge kartke, karjased. Ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kõigile rahvastele. Päästja on täna teile sündinud Betlemas. Te leiate teda mähkmetesse mähituna hällis lamamas. Jumala poeg ei sünniks tallis. Tõesti, Jumala poeg sünniks uhkes... Kas me võime oodata? Sõbrad, me oleme kuningate kuninga ees. Aga kuidas te teadsite? Ingel ilmus meile keset ööd. Me oleme lihtsalt karjused. Tõime lihtsaid kinke. Karjased ei olnud ainsad, kes läksid Jeesuslast vaatama. Kaspar, Melchior ja Beltsassar olid õpetlased, astronoomid ja filosoofid, targad mehed. Nad uskusid, et taevasse ilmunud eriline täht oli Messia sünni ettekuulutus. Mu sõbrad, me läheneme Jeruusalemma linnale ja vaadake, me oleme tähele lähemal kui kunagi varem. Võib-olla meie pikk reis hakkab viimaks lõppema. Kes teie olete? Oleme tulnud kaugelt, et kummardada vastsündinud kuningat. Need inimesed on tulnud last vaatama. Me soovime austada vastsündinud kuningat. Tal ei olnud just see, mida ma ootasin. Kus veel peaks inimese kuningas sündima, kui mitte nii tagasihoidlikult ümbruses? Kas näete seda? Laps kiirgab valgust. Jah, see on tõesti Messias. Me tõime kingitusi kõige kõrgemale. Gold, frankincense, Need kingid on tõesti kuninga väärilised.